Elektribörs Nord Pool tõstis mais megavatt-tunni maksimaalset hinnamäära 3000 eurolt 4000. Tarbijate jaoks selle maksimaalmäära tõstmine tõenäoliselt midagi ei muuda, sest nii kõrgele võib elektri hind tõusta vaid erandjuhul, kui turul on suur puudujääk ja tööle tuleb panna kallid gaasil töötavad reservjaamad. Hinnalage tõsteti, kuna Prantsusmaal tõusis aprillis 2 tunnil elektri hind senise maksimumi 3000 euro lähedale. Euroopa Komisjoni määruse järgi tuleb aga hinnamäära tõsta, kui see ületab mingis hinnastamispiirkonnas 60% maksimaalmäärast. Energiaeksperdi Sandor Liive sõnul on tegemist automaatse otsusega. Eks see maksimumhind on ikka niisugune teoreetiline maksimum, aga kui natukene vaadata neid pakkumiskõveraid, siis igal päeval on keegi, kes sellise hinnaga elektrit pakub või sellise hinna pealt on valmis elektritarbimisest loobuma. Liive sõnul hinnalae tõstmine tarbijani jõudvat elektrit kallimaks ei muuda. Neid tunde tegelikult, kus selle maksimumhind on ju olnud, ei ole, aga mis on tõsi, mida see regulatsioon näitab, et põhimõtteliselt see on nagu ise liikub eesmärk, et nii kui jälle läheb hind korraks kõrgele, mõneks tunniks läheb maksimumhindele kõrgele. Eestis on börsi rekordhind tunnis ületanud 1000 euro piiri. See oli eelmise aasta detsembris, mil tekkis võimsuse puudujääk. Taastuvenergiat polnud ja elektrivõimsused olid remondis. Sellisel juhul võivad pääseda turule väga kallid reservvõimsused. Maksimaalsed pakkumised saavad olla seega 4000. Eelkõige pakuvad selliste hindadega võimsusi turule siis reservjaamade hoidjad, võivad olla TSO-d ka, et ka Eestis on öeldud, et maksimum hinnaga pakutakse reservjaamade elektrit turule, kui seda peaks vaja olema. Nii Liive kui Alliksoni sõnul on Nord Pool praegu parim lahendus meie piirkonna elektri hinnastamiseks. Börsihinna määrab viimane pakkuja. Kui taastuvenergiat pole, katab viimase turunõudmise kallis gaasijaam. Luminori peaökonomisti Lenno Uuskõla sõnul elektribörsi turureeglid ei soosi hinnakonkurentsi. Kõrgema hinna oksjonid meil ei ole võimalik järjest osta odavamalt, vaid müüakse selle hinnaga, mis on parasjagu turuhind, nii et Eesti Energia praegu teenib väga ilusat kasumit tänu sellele, et me sõltume sellest, mida Skandinaavia riigid planeerivad. Ja eks meil on siin natukene tegemata tööd ka, et kui vaadata elektri hinda Eestis ja Soomes, siis viimase 6 aja jooksul 7 päeval on olnud Eestis ja Soomes elektri hind sama, ülejäänud päevadel on elekter Soomes odavam olnud.